Nii, et Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus, Vidrik, et räägin siis, kes me oleme ja mis mõtted meil on. Et millal siis Vidrik asutati, tegelikult sellest Mare juba mainis, räägin natuke meie meeskonnast, millega me täna tegeleme ja mida lähitulevikus siis veel võiks kõike teha. Et nagu jah, siin varem juttu oli, et Vidrik aprillis siis Tallinna Tehnikaülikooli poolt asutati ja eks soov on ju Tehnikaülikoolil teha Ida-Virumaal ettevõtetega veelgi suuremat ja veelgi aktiivsemalt koostööd teadus-arendustegevuse valdkonnas, et tegelikult see suurem plaan on ju, et aidata kaasa rohepöörde eesmärkide täitmisele ja kliimaeesmärkidele. Ja sealt tulevad ka Vidriku põhisuund on ikkagi koostöö ettevõtjatega, ka teiste partneritega, et leida selliseid efektiivseid ja säästlikke lahendusi, mis on just ettevõtetele ja partneritele vajalikud, läbi siis kaasaegsete tehnika ja IT-lahenduste. Ja tegelikult see kõik siis võiks aidata kaasa uute toodete ja teenuste tekkimisele ja uute töökohtade tekkimisele, mis siis omakorda täidab neid rohepöörde eesmärke. Et siin on toodud fookused, et me suund on jah siis töötlevale tööstusele ja taastuvenergeetikale, keskkonnakaitsele, erinevatele tarkade keskkonnaga linnalahendustele ja transpordile ja tark töötervishoid ja rehabilitatsioon, et need on sellised fookussuunad. Ja arendusvaldkondasid oleme ka loetlenud siin, et millega tegeleda kõik võiks, et kõik ette lugema ei hakka, aga siin näiteks tööstusrobootika, millega ma täna tegelikult juba olen valmis tegelema. Siin võib olla erinevate seadmete, süsteemide diagnostika, asjade internet, aga võib-olla suuremad plaanid, millega edaspidi võiks tegeleda, on vesinikutehnoloogiad ja kõik see CO2 temaatika, uute võib-olla toodete tootmine nendest, uued ärimudelid ja loomulikult digitaliseerimine, et ettevõtete tegevuse digitaliseerimine, et need on sellised arendusvaldkonnad, kus me oleme valmis tegutsema ja tahame tegutseda. Tänane meeskond on meil kokku 10 inimest minuga, ja lisaks minule 9 arendusinseneri, et kui minu endast natuke rääkida, et siis ma ise olen tegutsenud keskkonnavaldkonnas peamiselt keskkonnaprojektidega, keskkonnavaldkonna arendusprojektide ettevalmistamise rakendamisega ja olen ka keskkonnavaldkonna toetustega vast kõige pikemalt tegelenud ja toetuste rakendamisega. Ja meie arendusinsenerid tegelikult praegu võib laias laastus jagada 2 gruppi, on energeetika valdkonna insenerid ja infotehnoloogia valdkonna insenerid. Et on meil siis nii ettevõtte taustaga inimesi kui ka siis osa on need, kes on kolledžis siin töötanud, on lektorid olnud, tegelenud sellise arenduse poolega kolledžis, et selline nagu hea segu, et kus me teame praktilist poolt ja ka niisugust teaduse poolt. Ja ütleme see meeskond, tegelikult sellest meeskonnast siis 5 arendusinseneri on meil täiskohaga ja siis osad ülejäänud on siiski nagu osalise ajaga, et kes siis panustavad osaliselt, et selline on see meie inimeste hulk praegu ja ütleme jah, et meil on nagu, kui siin energeetika valdkonnas, et lisaks tegelikult nendele ka ettevõtluse pooled tulnud inimestel, et on tegelikult päris laiad siuksed teadmised ja taust, et on tegelenud erinevates ettevõttes erinevate teemadega, võib-olla lisaks energeetikale siin näiteks üks inimene meil erinevate fiiberoptika tehnoloogiatega ja siuksed see teadmine ja taust on tegelikult veel laiem kui siin need 2 gruppi. Ja infotehnoloogias samamoodi, et siin. Ja millega me täna tegeleme, et jah, võib-olla veel lisaks, et eelnevale, et me tegelikult reaalselt alustasime tegevust augusti keskpaigast, kui mina asusin tööle ja enamus arendusinseneri asus tööle 1. septembrist, et tegelikult me oleme siis tegutsenud siin 1,5–2 kuud, ja millega me oleme siis tegelenud, et Virumaa kolledžil on ju ka ennem ettevõtetega kontaktid olnud olemas siin. Mihkel on aktiivselt tegutsenud ja tegelikult oli ka mitmeid kohtumisi siin juba tulemas või plaanitud ja me oleme selles mõttes hüpanud pardale kaasa nendega ja ettevõtetega kokku saanud ja
ja kuulanud, mis neil võib-olla sellised lahendust vajavad küsimused on ja püüdnud pakkuda enda poolt juba mõningaid mõtteid välja, kuidas mingeid asju lahendada. Ka selle ettevõtetega suhtlemise poole pealt kindlasti tekib ka neid mõtteid, et milliseid siis kas täiendkoolituse vajadusi või täiendõppe vajadusi võiks vaja minna, et ka see on üks pool, mida me siin oleme teinud ja mõelnud. Ja loomulikult me soovime ka maakonnas olla aktiivsed, et osaleda erinevates teemaaruteludes, töörühmades, saada ise kurssi, mis toimub, kaasa rääkida, siin näiteks ja ka laiemalt Eesti kontekstis, näiteks vesiniku teekaarti koostamine on üks suurem teema praegu ja küll siin Ida-Virumaa roheplaan ja ringmajanduse teemad, et erinevates töörühmades, kus me siis kaasa lööme täna. Ja loomulikult on üks suund ka selliste koostööprojektide algatamine, nagu siin eelnevad kõnelejad rääkisid, et on erinevad toetusvõimalused tulemas ja me kindlasti koos erinevate partnerite ettevõtetega sooviks seal osaleda ja ühisprojekte teha ja ka toetust taotleda nendeks tegevusteks. Et selliste projektide ettevalmistamise ja taotlemisega tegelemine on kindlasti ka üks suund, mida koostöös teha siin. Tegelikult on ka võib-olla niisugune rohkem tulevikku vaatav, on erinevate arendus- ja õppekeskuste nagu loomine või rajamine siia koha peale, et ma pärastpoole neid natuke näitan, aga eks see on selline plaan, mis peaks ka saama paika täpsemalt siin just selle konkreetse suhtluse kaigus ettevõtetega. Ja võib-olla vähe niisugused konkreetsemad tegevused, et kui me ka siin kohtume ettevõtetega või partneritega, siis ikka küsimus, et räägid, et võiks teha seda ja teist, et siis alati ka küsitakse, et kas neid nagu näha ka saab või kuidagi, et mis need siis täpsemalt on, et me praegu tegeleme sellega, et siia kolledži baasile siis tekitada niisugune väike demoala, kus me kasutame kolledži andmeid ja näiteks siin energia ja soojuse tarbimise analüüsi püüame teha ja kuidas seda optimeerida ja teha võib-olla selliseid demosid ja püüda ka visualiseerida neid andmeid, et siis oleks ka ettevõtetele ja teistele partneritele nagu lihtsam selgitada, et mida me tegelikult mõtleme. Näiteks ka siin praegu me siin arutleme selle päikesepaneelide baasil niisuguse kohtvõrgu arendamist ja oleme ka mõtlemas näiteks, et võiks ju mingi väikse vesiniku tootmise püsti panna nende päikesepaneelide baasil ja ka sellise nutika jäätmeveo demolahendust siin oleme välja mõtlemas, et see on pigem see, et jälgida konteinerite täitmist seal erinevate anduritega ja siis analüüsida, kuidas see võiks siis praktikas nagu toimuda ja püüda selle põhjal teha selliseid demosid või mida oleks võimalik tutvustada ja näidata siis meie ettevõtetele. Kindlasti ka sellised tööstusrobootika lahendused, et see robootika on kindlasti ka niisugune kasvav trend, neid üha rohkem kasutatakse. Mida on ka varasemalt on kolledži inimesed juba ettevõtetega suhelnud nendel teemal ja ka niisuguseid väiksemaid lahendusi pakkunud. Võib-olla ka selliste digikaksikute tegemine, näiteks täna on võimalik juba ka demonstreerida, kuidas üks laosüsteem või logistikakeskus võiks automatiseeritult välja näha ja töötada, et nendel ettevõtetel, kellel on huvi sellise nagu demo vastu või siis seda me saaks juba näidata. Aga on töös veel mitmed sellised tegevused, millega samm-sammult plaanime nagu edasi minna, ja me oleme mõelnud, et tegelikult see vidrik võiks olla ka üks poolt, küll pakume lahenduse, tegelikult tihti ettevõtted ju ise teevad erinevad arendusi ja plaanivad mitmeid tegevusi teha, et võib-olla me võiks teinekord ka selline kolmas silm olla või et kui tegi see küsimus, et kas see, mis on mõeldud, et kas see ikka töötab ja kas see on parim, et siis tegelikult ka selliseid asju me oleme valmis nagu läbi vaatama ja hindama ja andma võib-olla oma soovitusi ja arvamusi. Aga nüüd võib-olla natuke ka sellest lähiaasta plaanist või tegelikult ma arvan, Tallinna Tehnikaülikooli inimestele need sellised arendus- ja õppekeskused on tuttavad, tegelikult Tallinna Tehnikaülikooli ise osalesid ja panustasid nende kirjeldusse, et see on niisugune ambitsioonikas plaan, et milliseid arendus- ja õppekeskusi võiks kolledžis välja arendada. Et ma käin need lühidalt läbi, et väga pikalt ei räägi neist,
aga lihtsalt nagu infoks, et üks on näiteks see Targa Tööstuse Arenduse Õppekeskus, et kus võiks tegeleda siis 3D printimisega ja koostöö robootika tulevikuklassi, et tegelikult selle robootikaklass on meil juba pooles osas olemas, et seda pärast on võimalik ka näha, et seal on 2 robotit olemas ja 1 koostöörobot on sinna lisandumas veel, nii et tegelikult selle õppearenduskeskusega on ütleme vähemalt pool või isegi rohkem on sellest varsti olemas, et ja me ka tegeleme selle 3D printimisega, et me oleme ettevõtetele saatnud ka ühe küsimustiku, kus me küsime ettevõtete arvamusi ja vajadusi 3D printimise ja robootika kohta ja ka CNC pinkide kohta, et siis kellel on see küsimustik jõudnud, et siis kindlasti vastake meile, et see annab meile tagasisidet ja kergem seada seda suunda, et millega siis või kuidas seda siis nagu püsti panna kõike, et või kui kellelgi ei ole sellist küsimust jõudnud siis ja tegeleme nende asjadega, et andke meile märku, et me kindlasti saadame, et me kindlasti tahaks sellist tagasisidet saada. No siis on kindlasti kaasajal igasugused usaldusväärsed IT-süsteemid või üldse IT-süsteemid üha rohkem ja rohkem rakendatakse, et nagu ka meie inimestel näed, meil on tegelikult niisugune infotehnoloogia valdkonna teadmised on päris suured, nii et ma arvan, et see võiks olla ka üks niisugune keskus ja kus me saame tuge juba praegu pakkuda küll küberturvalisusega seotud küsimustes ja võib-olla ka arendada ja testida erinevaid lahendusi, et siis on energiatarkvõrgude ja vesinikutehnoloogiate arendus- ja õppekeskus, et see ilmselt, kui sellist keskust ja rajada, et siis ilmselt oleks nagu kõige suurema nagu investeerimisvajadusega ja kõige mahukam, aga ma ikkagi veel rõhutan, et eks need keskused peaksid tekkima siis, kui neid on reaalselt vaja, kui neid kasutatakse, et siis need on mõistlik teha, et siin selle õppekeskuse all saaks tegeleda erinevate energiaallikate analüüsiga, energia salvestamise, erinevate võimaluste katsetamisega, proovimisega ja tegelikult võiks olla ka niisugune CO2 kogumise ja vesiniku tootmise õppetehas, et aga eks see on selline edaspidi arutelu teema, et kus ja mida siis oleks mõistlik teha. Siis ringmajandus ja rohekeemia ja uued keskkonnatõhusad ärimudelid, et siin on ka erinevad, võib-olla see rohekeemia on üks oluline siin Ida-Virumaal, ma ei tea, Kalle ka pärast ilmselt põlevkivi kompetentsikeskus ka siin mingit osas juba tegeleb sellega, aga siin võiks ka edaspidi mõelda niisuguse CO2 kasutamise tehnoloogiate arendamisele ja sellistele teemadele. Ja me oleme ka juba mõnede omavalitsustega siin suhelnud ja kindlasti niisugune Targa linna lahenduste arendusõppekeskus võiks olla ka niisugune huvipakkuv eelkõige omavalitsustele, kus saaks, aga võib-olla ka laiemalt, kus saaks katsetada erinevaid salvestusseadmeid, näiteks e-mobiilsuse laboris ja teha niisuguseid arendustöid, aga võib-olla see Targa linna niisugune demoala võiks olla üks, kus saaks proovida kõikvõimalikke siis lahendusi küll välis- ja sisevalgustite ja efektiivseid lahendusi ja nutikaid ja säästlikke siis sisekliima ja sisekliima juhtimise lahendusi ja kõiki selliseid asju, aga siin pildi peal on ka nurgas näha, et niisugune ilus see võiks olla kunagi. Ja kuna Ida-Virumaa loomulikult paljuski on seotud keskkonnateemadega, siis millega ka siis Midrik võiks tegeleda, on sellise keskkonnaseireid teemaga, aga kasutades siis just selliseid kaasaegseid lahendusi, kas asjade interneti mingeid lahendusi ja püüda siis neid nagu rakendada, et see võiks olla üks märksõna selle keskuse all. Ja lõpuks on siis terviseedenduse kompetentsikeskus, et siin on meil ka näiteks Ida-Viru haiglaga on olnud siin suhtlemist ja niisugust head koostööd, et tegelikult siin on ka väga mitmeid erinevaid võimalusi, mida võiks teha, et näiteks võiks ju teha 3D printimisel neid ortoose ja lahaseid ja katsetada siin erinevaid uusi materjale, mida meditsiinitööstuses vaja on või meditsiinis vaja on ja kõiki selliseid asju, et ma olen nad tegelikult niimoodi kiiresti üle käinud, need on sellised niisugune plaan või mis siin kõik võiks olla, aga eks see elu peaks ikkagi need paika panema ja see suhtlus just ettevõtetega ja teiste partneritega, et mis on siis mõistlik, mis on vajalik,
eks kui sellised investeeringud teha, siis nad peaks ka lõpuks ise ju teenima hakkama, ise ennast tasa teenima, nii et selles mõttes. Aga ma arvan, et see selgus saabub ka niisuguse koostöö käigus, mida me siin soovime ja plaanime kindlasti teha nii Maakamaa ettevõtete kui teiste partneritega. Ja võib-olla ma siinkohal lõpetaks ära, et kindlasti kui niisugune haridus ja teadus ja ettevõtlus tihedat koostööd teevad, et siis kindlasti on võimalik teha väga niisugusi kaasaegseid ja ägedaid asju, et mis aitab kaasa nii maakonna arengule, Eesti arengule, kindlasti on ka ettevõtetele kasulik. Aga minu poolt aitäh!